Tervist, head Soccer.net vaatajad, kuulajad, üks-ühele olukorrad on tagasi ja seda puhku niimoodi, stuudios on mees, kel A-koondises kirjas üks kohtumine, kes oli pikalt Portugalis ja kes nüüd on tagasi Eestis. Tervist, Christopher Käit. Tere. No räägi, kuidas läheb praegu? Läheb hästi, aitäh küsimust, läheb hästi. No enne kui me üks-ühele olukorra juurde läheme, mul on sulle paar soojendusküsimust ka. Esimene neist kõlab niimoodi, et mida sa teeksid, kui jalgpalli sinu elus üldse ei oleks? Hea küsimus. Ma arvan, et ma ikkagi tegeleks mingi spordiga, et sport on väiksest saat juba minuga käsikäes kõndinud, nii et Teil on vist peres on sport päris auses. Täpselt, et ma arvan, et ikkagi spordiga tegeleksin. Oskad öelda, mis spordiala ehk? Mis kõike meeldib teha tegelikult. Võib-olla praegult on popp on padel näiteks äkki padeliga. Käite paidekatega ka padelit mängimas? Ei ole veel jõudnud. No milline sinu enda hinnangul sinu parim ja halvim iseloomu omadus on, oskad välja tuua? Ma arvan, et halvim äkki on, et ma olen hästi emotsionaalne, et kui tahan võita ja kui ei võida, siis võib-olla elan välja ja et see võib-olla on niisugune, aga ta võib ka olla nii positiivne, aga kui sa küsid positiivselt, siis äkki, ma ei tea, äkki tahe asju teha ja kui teen, siis teen kirega. No viimaseks, milline on su lemmik cheat meal, kui lubatakse patupäev teha nii-öelda? Ma arvan, et kõik läheb, aga kui valida üks, siis äkki pizza. Noh, suurepärane. Mulle tundub, et oled soe küll. Lähme natuke sisulisemate küsimuste juurde. 2024. aastal mängisid Tallinna Kaleviga Premium liigas, seega kodune kõrliiga on sulle igati tuttav. No räägi, miks sa toona Portugalist tagasi Eestisse tulid? Toona oli täiesti teine tegelikult seis, et kuna ma olin laenul Portugalis Kalevist, et alguses Portos, siis Rio Aves, et mis see võis tulla kokku kaks aastat äkki või 2,5 isegi, et see aeg kõik olin nii-öelda Kalevist laenule ja seal kui oli Rio Aves oli lõpp ja tahtsin jätkata ja klubi tahtis ka jätkata, siis oli klubide vaheline, ma arvan, et oli rahaline probleem oli see, et miks ma jätkan Portugalis, et siis ei olnudki midagi teha, et pidin, isegi ootasin terve suve 2 kuud siin, et lootes, et äkki neil selgub midagi klubide vaheliselt, et äkki lasevad ära või et Kalev on nõus vähem vastu tulema või mida iganes, et jah, aga siis lõpuks läks nii, et tulin tagasi Kalevisse ja tegin oma lepingu lõpuni, siis Kalevis mängisin need 10 Premium liiga mängu ära ja siis tuli taas võimalus minna Portugali ja siis juba läksin. No läksid uuesti Portugali, oli sul kohe nii-öelda Kalevisse naastes plaanis, et võimalikult kiiresti tagasi välismaale saada, on ju? Muidugi, et see oli soov kohe kindlalt number 1, et kui on, või mitte isegi, et võib-olla isegi ei olnud variant nagu tagasi tulla, aga elus vahepeal paratamatult lähevad asjad nii, et ega see ei olnud nagu halb asi, ma arvan, 18-aastasena Premi mängida, saada oma 10 mängu, et ma arvan, et see ei olnud üldsegi nagu halb, aga just taha ja soov oli ikkagi muidugi välismaale ja edasi jätkata Portugalis. Ja siis tuli Portimonense. Täpselt. No mis plaaniga sind sinna võeti, selgitati sulle kui selget põhimängijat, ma eeldan, et sinust taheti ikkagi kasvatada esindusmeeskonnale? Tead, jah, see oligi 1,5-aastane leping oli sellega Portimonensega ja SA pool aasta olin seal duubelsatsis ja üpriski kiiresti mängisin ennast esindussatsi, et selle hooaja lõpuks ma olin juba isegi ju pingi peal ühe mängu esindusmeeskonnaga ja ma arvan, et kõik nagu sujus, et kõik läks üles mäkke, tegin juba lõpus trenni esindusmeeskonnaga, sain mängule, treenerile meeldisin ja siis läksid nii-öelda vastu uuele hooajale, läksid nagu heas töös ja suured ootused, aga siis tuli treeneri muutus ja asjad ei läinud nii, nagu võib-olla oleks tahtnud. No U23 liigas, U23 tiimi eest mängisid päris palju, võib-olla isegi enamuse ajast, aga millega sa selle sammu nii-öelda välja teenisid sinna esindusmeeskonnaga treenimiseks siis? Ma arvangi, et eks võib-olla oligi oma mängu nii-öelda kvaliteet ja tase, et üks asi ikkagi muidugi, mis sa trennis teed, et näitad, et sa tahad olla siin ja annad maksimumi ja seda nad vaatavad ja jälgivad ja muidugi siis, kui läheb mänguks, siis päris palju sain tegelikult kiita, et kohanesin kiiresti ja klubile see nagu meeldis.
no lõpuks Portugali esiliigas olid 10 mängu pingil, väljakule ei pääsenud. Kui sa ise tagantjärele mõtled, siis mille pärast see võis olla, et sind nii-öelda väljakule ei usaldatud või miks sa väljakule ei saanud? Vot, ma olen isegi mõelnud, et mis nagu jäi tegemata, et alguses kõik nagu sujus ja tagasiside oli alati nagu positiivne, et aga eks ma arvan, et see nii-öelda järgmine hooaeg, mis ma sealt mängisin ennast siis täiesti esindusmeeskonna, tegin terve aasta nendega ja siis tuli ka uus treener, nagu ma mainisin, et ega lõpuks see oli ka väga huvitav aasta nii klubile, ma arvan, et ma pole kuskil varem sellist asja näinud, et ühe suve üleminekuga tehakse 18 mängijat, vahetatakse välja või tuuakse uut 18 mängijat, et see on põhimõtteliselt ju kogu uus sats, noh. Et need, kes eelmises aastast jäid, olidki äkki 4 poissi koos minuga ja kui me niimoodi nüüd vaatame tagantjärgi, siis ega nende 4 poisil väga hästi nagu ei läinud see hooaeg, et treeneri usaldust nad nagu ei võitnud ja mänguaega nagu väga-väga vähe, et eks see võib-olla ole ka sellepärast, et tuleb uus treener, oma mängijad, uued mängijad, ju siis treener tahtis teha nende oma mängijatega ja mida iganes, teha mängu nendega, et mina küll püüdsin ja või me kõik koos püüdsime tegelikult, et ja kohati jällegi nagu andis nagu lootust, tagasiside oli positiivne, aga siis jällegi lõpuks tuleb mängupäev ja siis vaatad ikka, et kas ei ole mängus või ei ole isegi pingil, et no see on paratamatus, see on jalgpall, et sinna ei ole midagi teha, et tuleb ainult edasi tööd teha ja nii-öelda mitte kunagi alla anda. No palju muutusi, mainisid 18 meest sisuliselt vahetati välja, kui kõva konkurent seal just sinu positsioonile ehk siis keskkaitsja positsioonile oli? Oli ikka, mis alguses, kui hooaega essad mängud olid mängitud, siis tegelikult oli veel ju ülemineku aken oli lahti veel, et siis oligi keskkaitse kohtadel oligi 7 mängijat koos minuga, ehk siis ma olingi ühesõnaga ühes võib-olla tihedamas konkurentsis seal nii-öelda tiimis, et aga seal toimus veel natuke muudatusi, et hooaja algus läks üks keskkaitse ära ja siis oli jällegi üks vähem, ise juba võib-olla loodad, et okei, et äkki nüüd, siis oligi 6 poissi 3 nii-öelda keskkaitse kohale, et mängisime taga 5-ga ja siis oligi selline, et juba endale said ka moti juurde, et äkki olen nagu samm lähemal, aga lõpuks ei õnnestunud võib-olla siis treeneri südant võita. No kui sa tagantjärele mõtled ja proovid nagu analüüsida, siis mille poolest need kaitsjad sinust nii-öelda paremad olid või mille poolest nad oleks võinud rohkem silma jääda, et kas oli see füüsiline pool, et olid nad suuremad, no seda ma väga ei taha uskuda, aga mis see oli, oskad ehk välja tuua? Tead, ma ei teagi, ma ei taha võib-olla siin nii nagu egotseda ja öelda, et ma olin neist kõigist parem, eks ikka muidugi ma ei olnud, et seal oli ka palju kogemusega vanust võib-olla, et olin ise üks kõige nooremaid satsis, et see võis olla suur nii-öelda põhjus võib-olla, et eks mul oli seal pool aastat oli ees, üks oli 30 pluss, siis oli jällegi seal, üks noor poiss oli, aga see oli jällegi toodud tema, nagu oma treeneri poolt toodud, et ega ma ei tea, ma arvan, et selle taha jäi see, et jah, oligi treener lihtsalt omad mängijad ja selle järgi ta tegi ka, siis võib-olla usaldas rohkem neid ja tegi ka oma otsuseid. Nii-öelda treener mõnda mängijat siis justkui eelistas lihtsalt sinule, võib-olla lihtsalt enda arvamuse pärast, et talle meeldib tema rohkem. Jah, mida iganes, kas kunagi, ma ei tea, aastaid tagasi koos mänginud, et eks seda oli ka palju, et tulid mängijad, kellega ta kunagi koos oli nii-öelda tema käe all mänginud mängijad, et ju siis ta teab ja usaldab rohkem. Aga ütleme, kui palju seda arutelu sinu ja treenerite vahel oli, et milles sa pead juurde panema või milles annab nii-öelda areneda, et siis nii-öelda üle mängida neid teisi mehi või oli sellist asja? Ütlen ausalt, peatreeneriga oli väga minimaalne suhtlus, et see võib-olla tuli tema enda isiksusest ka, et oligi selline hästi, kui võin tuua ette näitse Jose Mourinho, et ma sain ka aru, et nad on lapsepõlvest väga head sõbrad, et iga päev vist suhtlevad ja saatis ka palju screenshot'e gruppi chati, et kus Mourinho kas siis soovib õnne kogu meeskonnale või mida iganes, et ühesõnaga seal jäigi võib-olla selline mulje, et väga selline Mourinho käekäik, et tahab väga-väga olla tema moodi ja kui me teame Jose Mourinho ka, et ta ei jäta ütlemata asju ja kui ütleb, siis ütleb kõik välja, et
aga ei, selles suhtes suhtlesime ikkagi abitreeneritega ja nii-öelda teine staffi poolega ikka sain hästi läbi ja suhtlust oli ja mis nad ütlesid ka, et ega palliga mäng oli mul tipp-topp, seda ma selles sain kiita, kiirust, seda me arendasime, aga see on ka niisugune asi, mis ei tule nagu väga üleöö, et sellega tuleb teha tööd ja näha vaeva. Aga võib-olla ma ei tea, ma ise tahaks arvata, et ma olen väga niisugune nahaalne ja lähen läbi igalt poolt ja et kui on vaja jõuliselt mängida, et siis ma mängin, aga võib-olla seda nad nagu mainisid, et kohati võib-olla julgemalt minna ja siis nii-öelda kui ees on ründaja, et siis nagu täitsa nagu maha võtta, et ei lase tal pöörata ega midagi, mis on nagu ka elementaare, eks ma ikka nagu üritan, aga võib-olla see oli see asi, mida nagu mainiti, et kui lähed, siis mine nagu läbi, et ründaja nagu tunneks sind, et sa tulid ja sa oled siin, et võib-olla see. No sa ütlesid, peatreener oli Jose Mourinhoga sõber, jah? Jaa, lapsepõlve sõber, jah. Proovis ta kuidagi Jose'd nii-öelda jäljendada ka mingite žestidega või? Kuule, minu arust iga päev, ta oli täpselt niisugune Jose Mourinho, inglise keeles wannabe Jose Mourinho, et seda oli näha, kuidas ta nii-öelda people management, ehk siis inimeste, siis kuidas sa ütled eesti keeles? Nii-öelda inimestega läbi saamine ja kõik see, et niipidi selle meeskonna nii-öelda juhtimine. Täpselt, et kuidas sa võib-olla inimesi juhid oma nagu staffi liikmed ja kui mängad, siis enamustele poistele oli see nagu väga suur üllatus, et kuidas üldse nii kaugele nagu purjetada, aga Jose Mourinho on näidanud, et saad kõike ja suudad võita ka palju värikaid ja medaleid. Ühesõnaga ma saan aru, et sinu treeneril, endisel treeneril hästi välja ei tulnud Mourinho jäljendamine? Ma ei tea, võib-olla tuli hästi välja, aga võib-olla meil oli lihtsalt valed mängijad, kelle peal proovida, et jah, aga ma ei tea, ei taha midagi nagu halba öelda, et ärge saage valesti aru, iga treener on omamoodi, näeb omamoodi asju, omad mängijad, et ma ei ole siin, et temast nagu mingit paha rääkida, et ju ikka sellest, et ta muidu ei oleks seal ja ta tegi ju eelmine hooaeg enne meid, ta tegi Turiensega, tegi ka nagu väga hea hooaeg 4. nii et tuleb ka nagu kiitust anda. No sa varem oled rääkinud, et treenerite tagasiside sulle oli pigem positiivne, mängu ei saanud, räägi, oli see frustratsioon mingil hetkel nagu väga-väga suur ka, et oli vaimselt nagu keeruline just kui endal hakkama saada? Ütlen ausalt oli, et mida rohkem hooaja lõpp nagu lähenes, seda rohkem sa ise kaotsed võib-olla nagu usku, et okei, et siit vist ei tule, ei tundu, et tuleb, aga jällegi selles kohas oli nagu pere oli olemas ja Mattias vend mul ka, et muidugi nagu toetus oli suur ja mis võib-olla mulle endale väga alati hästi mõjub, on koondisaknad, et tuled korraks keskkonnast välja, tuled nagu Eestisse või vahet ei ole Eesti koondisesse siis, et tuled ja sa kas saad siin mängu või see keskkond on selline, et sa alati tunned ennast väga nagu koduselt, et see on alati mulle endale väga hästi mõjunud. No ma kujutan ette, Mattias on nagu suurepärane mentor või inimene, keda siis suurema vennana omada. Mis nõuda sulle andnud on, et kuidas sellistes keerulistes olukordades toime tulla nii-öelda? Ega seal ütlebki, et ega seal ei ole midagi nagu, ei tohi alla anda, et tuleb alati edasi panna ja oodata oma hetke, et jalgpall on nii ilus mäng, et piisab ühest võimalusest ja sulle võib-olla avanevad väga palju uksi, et tuleb nagu oma asja edasi ajada ja siis nii-öelda näha tööd ja teha tööd ja näha vaeva. No sa oled Premium-liigas mänginud 10 mängu, siis sa oled treeninud Portugali esiliiga meestega. Saab neid tasemeid kuidagi võrrelda, no Premium-liigas sa mängisid aastaid tagasi, aga saab kuidagi neid tasemeid võrrelda ehk oskad välja tuua, mille poolest need tasemed erinevad ja nii edasi? No peamine on kiirus, nii palliga kui ilma pallita, et kuidas minnakse pressi tegema ja kuidas mängitakse palliga ja kuidas tahetakse mängida palliga, et need on võib-olla 2 niisugust suuremat asja, muidugi kvaliteet ka, paratamatu, et Portugal võib-olla on natuke atraktiivsem kui on Eesti Premium-liiga, et selles suhtes seda suurem on ka konkurents seal ja seda nii-öelda seda parem tase on trennides, et eks kui sa küsisidki, et mida välja tuua, siis võib-olla ongi, et kiirus ilma pallita palliga ja ka siis kvaliteet. No U23 liigas sa mängisid rohkem, kuidas sa seda U23 liiga taset nagu võrdleksid, et kas see võib olla Premium-liigaga natuke võrdsem tase või jääb ikkagi pigem peale natuke? Tead, see on, U23 liiga on natuke nagu erinev näiteks Eesti Premium-liigast, et Eesti Premium on
väga jõuline, vaata ikkagi täiskasvanud mängijad, mängidki siis meeste vastu põhimõtteliselt, et U23 see tähendabki, et alla 23-aastase poisid, et klubi talendid siis, et keda tahetakse nagu pushida ja kuhugi siis välja saada, et või siis näiteks esindusmeeskonda jõuda. Aga esiteks tal omamoodi, et ta on ikkagi nagu kiire, noored poisid tahtmist täis, ka tehniline, aga ka kõige suurem erinevus Premiga võib-olla ongi see, et ongi füüsiline, et niisugust sul ei tule võib-olla nii suuri nagu ründajaid ja nagu kaitsjad mängijad ei tule nii suuri ründajaid, kelle vastu siis üks-ühte teha või vajadusel siis kaitsta, et jah. Ehk siis sisuliselt kõige poolest ikkagi üle kiirus, füüsilisus? Tead, ongi nüüd jällegi põnev, kui äkki siin Eestis uuesti mängima hakata, et tahaks, siis saab võib-olla suurema pildi, et eks näis. No juunis ütlesid suhteliselt konkreetselt, et sul on duubel meeskondadest küll. No millest selline tunne või otsus või arvamus tekkis? Tead, tundsingi, et mis ma ikka duubleid nagu mängin, et see sama liiga, U23 liiga seal tundus mulle, et jäi nagu väheks, et tahaks ennast kuskil mujal proovile panna, seda nagu tugevamas liigas, et juba ollagi siis teha meeste mängu, et kuna vanus on ka juba, tegelikult olen veel kaitsjate mõttes noorkaitsja, aga ikkagi tahet ja tahtmist on, et jõuda ja mängida kuskil kõrgemas liigas, siis ma arvan, et see samm teha praegult kuhugi meeste mängu on nagu väga tähtis, et jah, see oli ainus põhjus, miks tahtsin. Mille poolest see areng siis seal pooleli jäi või miks sa edasi ei saanud seal liikuda, kuidas sulle endale tundub? Ma ei tea, tegelikult kui sa mõtled, siis ma olin ju 3-4 aastat tegelikult ju kõik Portugali liiga mängud, mis ma mängisin, olingi see sama liiga, et tundsin seda liigat nagu läbi ja lõhki ja eks ma arvan, et ajaga sa ikka kohaned liigasse ja sa oskad juba nagu oodata asju, et ja ma arvan ka see, et esindusega trenni tegid, mis esinduse vahe on ka ikka tegelikult nagu suur, et on duubel ja esindus, et võib-olla kõik see esindus siis andis mulle nii palju see aasta ja siis tundsingi, et U23 liiga jääb nagu väheks natuke, et tahtsin lihtsalt ennast kuskil mõne proovile panna. Millal sa täpselt aru said, et Portimonensega on nüüd kõik ja tuleb edasi liikuda, et millal sul see klikk peas ära käis? Mis ma ütleks, et mis oli see jaanuari aken siis, kus ma juba mõtlesin, et tahaks juba nagu välja, et ei olnud küll lihtne U23 mängude pealt võib-olla kuhugi nüüd mingit suurt hüpet teha, aga juba jaanuaris oli see nagu kindel, et tahaks kuhugi edasi. No mõistagi sa soovisid välismaal jätkata, nii tegelikult ei läinud. Oli sul mingid pakkumised laual ka, nagu ma aru sain vist? Oli, pakkumisi oli, aga kui sa küsid, miks ma otsustasin Paide kasuks, siis et nagu ka ma ütlesin, et ma tahtsin minuteid, meeste mängu minuteid, need pakkumised, mis olid võib-olla olid sellised, et ma ei oleks läinud sinna klubisse nagu põhivennaks, et jälle oleks olnud kas pingi peal ja vaja jälle tõestada, mis mulle endale nagu meeldib tõestada ja et see annabki sulle võib-olla trennis rohkem moti, aga ikkagi tahad minuteid saada ja ma loodan, et ma Paides suudan teenida neid ja mänguaega saada. Kui konkreetseks need pakkumised läksid? Kas oli niimoodi, et konkreetselt oli midagi laual, et sina pane ainult allkirja alla ja ongi tehtud? Üks oli selline küll, niisugune konkreetne, et tule ja lähme, aga jällegi ta ei olnud võib-olla nii atraktiivne mulle, et see hetk mõtlesin, et äkki saan kuskil mujalt parema pakkumise. Tahad natuke tausta avada, kust riikidest, kust mingid pakkumised tulid? Ma kujutan ette, et väga vist ei soovi, aga äkki saad väikese vihje? Äkki kunagi, aga jah. Äkki kunagi, mitte praegu. No vaatame hiljem. No lõpuks maandusid Eestis Paide linnameeskonnas täpsemalt. Kuidas kõik nüüd ikkagi, kuidas sa endal peas mõtlesid, et nüüd on nii, et lähme Paidesse ja hakkame Premium liigas uuesti mängima? Et kuidas sa selle endale kuidas sa rahu leidsid, et välismaale ei lähe ja nüüd hakkame uuesti Eestis tegema? Nagu ma ütlesin,
oli see eelmine olukord, kus ma olin Kalevis laenul mitu aastat ja siis, kui Rio Aves läbi sai, siis oli ka samamoodi terve suvi, ma tegelikult ootasin ja lootsin ja kuni lõpuks siis tegin otsuse nagu augusti lõpus, kui see aken kinni läheb, et või millal läheb, keskel vist läheb kinni Eestis aken või? Minu meelest kas mitte eile ei läinud ülemineku aken kinni, jah. Et, aga jah, just võrreldes siis, mul oli nii-öelda minevikus, oli see kõndisin läbi see raja, et jätsin nagu hilja peale, lootes, et äkki saan välja, aga ikkagi lõpuks tulin, tegin Kaleviga jälle, siis ma mõtlesin ka see aasta, et mida ma ootan, vaja oleks minuteid, ju aeg tiksub minu kahjuks, et võib-olla teha praegult siis näiteks Paidega leping, teenida mänguminuteid ja siis võimalikult palju nagu minuteid, et 15 mängu või 14 mängu on võib-olla nüüd jäänud või see hetk oli, kui ma enne eurosi tulin, et siis ma mõtlesin ka, et mis ma aega raiskan, et teeme ära ja võtan minuteid ja siis äkki õnnestub siin nüüd jaanuar suvi välja minna. No, kuidas see Paidesse jõudmine teoks sai? Gert Kams võttis sinuga ühendust ja nii ta läks? Tegelikult Kams on juba varasemalt päris pikalt näidanud huvi, oleme suhelnud juba, ma arvan, 2 aastat on nad väga tahtnud mind, siis minu viisakas neile tagasida ongi olnud, et eesmärk on välismaale minna, proovida, mis mõttes proovida, muidugi ma tahan välismaale minna, tahan välismaal karjääri teha, aga jah, väga nagu jällegi õnnelik, et Eestis niisugune nagu huvi on, et Paide on väga huvitatud ja oli isegi nõus 2 aastat ootama, et jah, see andis võib-olla endalegi niisugust nagu enesekindlust ja julgust, et kui Paide on huvitatud, siis äkki saab ka minuteid, et see oli nagu see põhjus. No, Tarmo Kink rääkis, et seda olukorda tuleb ära kasutada, kui sinusugune mees on nii-öelda turul võimalik nii-öelda endale võtmiseks, mida sulle enda rollist räägiti enne, kui sa Paidesse läksid, et hooaeg on juba üle poole, räägiti sulle, et nähakse sind põhimehena või millised need jutud olid? Jalgpallis on nagu raske öelda, et kas sa oled põhimees või ei ole, et lõpuks sa pead ikkagi trennide põhjal ju oma koha välja võitlema ja samamoodi ka nagu mängude põhjal, et saad oma võimaluse ja siis kui hästi sa seda ära kasutad. Et seda öeldi, et jah, et oleme väga huvitatud, et näeme palju potentsiaali, aga lõpuks jällegi tuleb trennis nagu välja võidelda see koht, et eks nüüd näha, et olen kõvasti siin nüüd 2 nädalat vist teinud trenni, et natukene tegelikult ka oli vana vigastus tuli välja, et seda pidime siin nüüd kuidas load siis, et training load ehk siis training koormus pidime natukene jälgima, et aga jah, paranen ja sellest hetkel olen valmis mängima, et eks me näe. No kuidas üleüldse sellele vaatad, et sa oled nüüd tagasi Eestis, ma kujutan ette, et pigem on hea meel selle üle, et saab iga päev olla nii-öelda pere ja lähedaste ümber, et kuidas sa sellele vaatad, et oled nüüd tagasi Eestis? Ei, muidugi pere on väga tähtis minu elus olnud ja siiamaani on ja jääb olema, et muidugi on tore olla kodus, aga ikkagi selles suhtes tahaks võib-olla ikkagi välismaale avastada veel nii-öelda jalgpalli mängida ja areneda kõvasti just nagu välismaal, et mitte midagi halba Eesti mõttes, aga lihtsalt enda tahe ja soov on jätkata ja teha võib-olla samu, käia oma venna jälgides näiteks, et Mattiasel on väga huvitav ja väga tegelikult CV järgi väga nagu tugev CV, nii-öelda väga tugevad meeskonnad, et kindlasti tahaks käia Mattias jälgides ja võib-olla isegi üle trumbata. No, suured saapad on, mida täita. No, on, aga mitte midagi võimatut. No, vaatame, Paide on viimastel aastatel näidanud seda ka, et suudetakse nii-öelda olla hea hüppelaud, et on võimalik välismaale minna, Bundesligasse läks mees. No, kui oluline see sulle nii-öelda liitumise eel oli, et Paide on selline klubi, kus saab välismaale minna, kus saab ennast näidata Euroopas, kui palju see rolli mängis Paidega liitumisel? Ei, muidugi Paide minevik just üleminekutega on võib-olla andis seda julgust ja juurde, et siit on võimalik minna ja siit on võimalik nagu teha suuri asju, et lõpuks jällegi nagu ütlesin, et tuleb nagu mänguplatsil nagu kõik välja teenida ja näidata ennast maksimaalselt.
no mis sa sellest ülejäänud Premium-liiga hooajast ootad? Loodad võimalikult palju mänguminutit saada mõistagi? Individuaalselt küll ja võimalikult palju mänguminutit ja võimalikult hästi ennast näidata, et ju koondise aken on veel tulemas, et loodetavasti suudan ennast A-koondisesse mängida, et see oleks jällegi väga tore ja endale nagu suur asi, et muidugi U23 vastu, U21 vastu mul ei ole midagi. Igatepidi, kui võimalik Eestit esindada, siis alati olen nõus ja soov on suur, et aga võib-olla jah, individuaalselt palju minuteid. No üpris enesestmõistetav, et võimalikult kiirelt tahad välismaale saada tagasi, loodad, et saab selle välismaa uuesti nii-öelda ära teha nii kiirelt kui võimalik. Muidugi. No natuke koondisest ka räägime, suursugusel FIFA seerias turniiril sa oma debüüdi tegid, mängisid Keenia vastu 90 minutit. Tuli see sulle endale ka üllatusena, et sa seal selle debüüdi said kirja? Ikka. Mõnes mõttes küll, et ei uskunud võib-olla kohe, et niisugune võimalus tekib. Et muidugi alati sa nagu loodad ja tahad, aga kui mängupäeval nägin koosolekul oma nime, siis see oli vinge tunne. No ütleme, vennaga veel koos ei ole mänginud koondises, aga ma kujutan ette, see on päris eriline tunne, kui sa saad vennaga nii-öelda olla samas koondises ja loodame, et millalgi tuleb see ka ära, et te koos seda särki samal hetkel väljakul kannate. Jah, Mattiasega ka rääkinud palju sellest, et võiks ära teha, et oleks ma arvan, väga-väga vinge asi ja jah, et küll ta tuleb, et kui ei tule praegu, siis ju ta tuleb kunagi tulevikus. Kas sul endal mingi selline mõte ka tekkis, et Eesti A-koondise koosseisu justkui kõlbad, aga Portugali esiliigas väljakule nii-öelda ei usaldata või on see mingi seos, mille ma enda peas olen lihtsalt loonud? Ei, muidugi, eks olen ise ka mõelnud kõigi nende asjade peale, et jah, ma ei oska midagi öelda, et ise muidugi mõtled, et kuidas on nii, et Eesti koondis usaldab ja siis koduklubi nagu ei usalda, aga jällegi see on jalgpall ja ma arvan, et see on osa jalgpallist. No debüüt on tehtud, loodame, et neid mänge tuleb veel kõvasti. Muidugi, ma ise olen valmis ja väga loodan ka. Vot, sellise noodi peal on see 1-1 olukord hea lõpetada. Aitäh, Kristoffer, et saatesse tulid. Aitäh kutsumast. Aitäh, et teie saadet vaatasite. Kellega tuleb järgmine 1-1 olukord, selle jätame enda teada, aga seni nägemist.